ööks Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lõuna vilistused. Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna kuulete Neeruti seltsi taskuhäälingu 20. saadet ning meie vestluskaaslaseks on endine Kadrina Keskkooli kunstiõpetaja Sigrid Peets. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! 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 Teie vanemad olid Aiki Margit ja Rein Peets. Kes nad olid? Minu ema oli algklasside õpetaja ja kehalise kasvatuse õpetaja. Ja kui ma olin umbes 5. klassis, siis ta tuli koolist ära ja hiljem töötas Pioneeride majas metoodikuna ja rahvatantsuõpetajana. Ja see on mõjutanud suures osas kogu mu elu, sest ema suved metoodikuna tähendasid, et ta korraldas pioneerilaagreid Peipsi järve ääres, kus ma alati kaasas olin, kus ma teenisin ära lõkkemeistrina vilenööri, sest kõik pioneeriõppused me saime seal kätte, aga seal oli ka muud tegemisi nii palju, et lõpuks nii mitmeid aastaid ma olin, et lõpus olin ma juba kasvatajatel abis, mitte enam kui lapslaagris. Isa oli mul esialgu, oli ta autojuht, vahepeal oli ta bussijuht ja hiljem ta töötas taksopargis dispetšerina. Kuna siis ta tervis ei lubanud enam nagu autoga sõita. Kus sai alguse teie koolitöö? See on nüüd keeruline küsimus, sest tegelikult mu ema oli, kuigi me elasime Jõhvis, aga ema oli õpetaja Kohtla-Järve esimeses keskkoolis. Ja minu meelest ma esimest klassi alustasin seal. Seejärel ema läks Jõhvi tööle ja siis me olime väikeses koolis Rahu tänaval. Jõhvi, äkki oli põhikool, seda ma praegu ei mäleta. Aga paari aasta pärast sai valmis täiesti uus suur koolimaja, nii et suurem osa elust ma õppisin Adolf Kessleri nimelises Kohtla-Järve 5. keskkoolis, sest Jõhvi minu meelest eraldi siis ei mainitud, kuna me kuulusime Kohtla-Järve alla. Ja kas meenub ka mõnd helgemat sündmust või kentsakat juhtumit? Koolielust. Koolielust tagantjärele mõeldes ma olin vist ikka väga aktiivne, sest ma olin näinud koolielu juba ema kõrvalt, mis mõjutas mind selles osas, et ma mäletan, kui ema oli veel Kohtla-Järvel tööl, ma käisin arvatavasti lasteaias. Ja ema võttis meid tööle kaasa ja seal oli mingi pidu õpetajate toas ja ma mäletan, mingi lilleämber või midagi läks ümber, seal olid kõik pedagoogid, direktorid ja sellest saime aru, et kõik on inimesed. Ja selles suhtes mul ei ole kunagi olnud seda hierarhia arvestamine, ei ole mind mõjutanud, milles ma olen väga tänulik. Üks asi, mis mind kindlasti mõjutas tuleviku osas, kui me lähme natuke veel ajas tagasi. Enne kooli käisin ma lasteaias ja lasteaed oli Kohtla-Järve lõpus päris pavandus, selline koht, suur kivimaja. Aga selle aja lasteaed tähendas seda, et esmaspäeval viidi sind lasteaeda ja ma kardan, et laupäeval tuldi alla järgi, sest laupäeval käidi ka tööl. See tähendab, et nädalane lasteaed
õnneks mul oli ka vanem vend, 1,5 aastat vanem minust, et me käisime koos lasteaias, aga ma arvan, et ma iseseisvusin seal küllaltki palju. Et noh, sa pidid iseendaga hakkama saama enam-vähem. Et see tuli mul sealt. Nüüd kooliaeg edasi. Ma mäletan, et ma olin vist tagasi, sest kogu keskkooli aja ma olin klassivanem. Meil oli küll väga lõbus, me tegime igasugu toredaid asju, me tegime keskkoolis klassivanem või lapsevanematega koos klassijuhtu näiteks. Noh, vanus, mis nagu väga tahab eemalduda, aga meile tundus see, et see nii lõbus teha. Siis ma olin ka keskkooli ajal komsomolikomitees, oli mingi aeg, aitasin ülekoolilisi üritusi organiseerida. Samal ajal ma tantsisin Neitude rahvatantsuringis alates 8. kuni 11. lõpuni ja samal ajal ma käisin laste kunstikoolis, kus ma alustasin ka 8. klass kuni 11. klassi lõpuni. Tagantjärele ma mõtlen, kus mul see aeg oli. Laulsin lastekoor, no mudilaskoor, lastekoor, Neitude ansambel, segakoor, et ühesõnaga laulmine käis nagu asja juurde ka. Et see on meil juba perest, juba emapoolsed vanemad olid väga musikaalsed, vanaisa mängis klarnetit ja esines orkestris, Kohtla-Järve orkestris. Ja kunagi enne sõda, enne kui nad Merikülast Narva-Jõesuu lähedalt oma talust ära läksid, enne seda ta oli ka kohaliku kultuurimaja juhataja, nad laulsid vanaemaga koos operette, laval, etendused ja mu ema on samamoodi näitlemisega tegelenud ka mingi aeg. Ühesõnaga selline liin kõik ja noh, ma ei tea, kus see agarus nüüd tuli, aga tänapäeval ma mõtlen, et agarus võib olla ka agarus, aga siis ma seda veel ei tundnud. Milline see laulukooride ja ansamblite repertuaar teil oli? Sinine on taevas, sinine mu maalikoiar. Ma alustasin esimesest häälest ja lõpuks jõudsin 3. häälde. Ansamblis ma olin 2. hääl vist. Kaasaegsed laulud sel hetkel. See on Soome rahvalaul nende lipuvärvidest. Ja oma ansambliga meil oli väga hea näitering koolis ja näiteringi õpetaja juhendas, tal oli ka soliste, nii et me ansambliga üks noormees oli solist keskkoolis, natuke vanem meist ja meie siis saatsime ansambliga teda. Et kas nii rahvatantsus kui nendes laulukoorides tuli ka ette selliseid suuremaid esinemisi? No rahvatantsuring kogu aeg üritused, kui võimalik oli ikka. Ja noh, tantsupead kõik. Et kuna ema juhendas meid, algklassides ma käisin ka, aga siis oli meil teine õpetaja, siis meil olid segarühmad. Juba algklassidest hakkas rahvatants nagu peale. Aga kooriga ma mäletan, kui me valmistusime, äkki ma olin juba viimases klassis ja me valmistusime ülevaatuseks jälle. Muidu me harjutasime koolis, aga siis ülevaatuseks me läksime pioneeride majja. Kutsuti, et hommiku enne tunde, et tulete sinna, et seal harjutame. Aga seal oli selline saal, et me olime lava peal ja veel vastas olid aknad, terve sein. Ja siis lükati need aknad lahti ka hommiku vara ja kui me siis laulsime, see oli nii mõnus. See oli, kõik kõlas nii kõvasti ja ilusti. Et võtsite osa ka siis laulu- ja tantsupidudest? Jah. Laulupeost olen vist ühe korra võtnud suuremas enamuses tantsupeost juba väiksena. Mis mälestused teil sellega tulevad? No need olid toredad. No see emotsioon,
kas või siis, kui kõik on juba lõppenud. Ja muidugi meil oli siis seltsielu käis ju, me olime kaugemalt. Koolimajas käis seltsielu ikka, no õhtul peod pikalt väljas, sest noorena sa nagu ei väsi, tantsuõhtud veel. Ja isegi mul on meeles, see võib olla nüüd hilisemast ajast, sest hiljem ma tantsisin siin Kadrina õpetajate naisrühmas. Äkki see oli sellest ajast, kui on niimoodi, et kas see oli õhtu või hommik. Ja järsku marsib sisse meeskoor. Kas nad tulid meile hällilaulu ööseks unelaulu laulma või hommiku, no öösel keset ööd saabuvad sisse ja kukuvad laulma, no ime ilus. Selliseid emotsionaalseid hetki hästi palju. Te lõpetasite 1987. aastal Pedagoogilise instituudi joonestamise ja tööõpetuse erialal. Ja. Kust pärineb teie huvi kunsti vastu? Mu ema joonistab hästi. Mu isa joonistas, oskas joonistada väga hästi hobust. Seda ma tean. See oli tal lapsepõlves olemas olnud enne sõda. Peale selle me suguvõsas veel oli joonistajaid. On mu ema vanemõdega oli väga tugev ja ema nooremõde on jälle natukene arhitektuurikallakuga, aga ta küll ei saanud seda õppida. Aga meil tänapäeval on, kui sisustada on vaja temadega alati plaanid, et tal on see nägemine kõik nagu olemas. See tuleb nagu ühelt poolt suguvõsast. Nüüd edasi, kui ma kooli läksin, sai minu klassijuhatajaks algklassides kunstiõpetaja. Ma hakkasin käima kunstiringis. Ja ma ei mäleta, kaua ma kunstiringis käisin. Vahepeal oli kindlalt paus, aga kui Jõhvi tuli laste kunstikool, siis ma ei läinud küll esimese hooga, aga ma läksin sinna, sest muidu oli kunstikool oli 5.–8. klass, aga mina sattusin alles siis 8.–11. klass. No ma olin natuke vanem, kui ma juba läksin, aga tundus, et ma võiks sellega tegeleda. Siis edasi, keskkooli ajal on see mingi suundaminek ja üks suund oli pedagoogika suund. Ja siis ma sattusin nagu sellesse klassi, kus oli pedagoogika suund. Ma ei tea, kas päris sattusin, ma ei leidnud vist. Üks oli Mata Füssa, need olid mulle täiesti, aga meil oli 4 paralleeli, et kool oli hästi suur sel ajal Jõhvis. Ja ma sattusin sinna ja meil oli ka lasteaias praktika vahepeal, et ma käisin ka seal. Ja ma vist sain lastega hästi läbi. Aga peale keskkooli ma tegelikult tahtsin minna hoopiski õppima raamatukogundust. Sest mul oli alati kohutavalt meeldinud lugeda. Lapsepõlves olid parimad ajad need, kui õhtu oli käes, kõik läksid magama, siis lähed teki alla ja taskulambiga loed, sest raamat on nii huvitav, sa ei saa seda käest ära panna. Et see oli mul komme ja ma arvasin, et ma lähen kindlasti raamatukogundust. Tagantjärele ma mõtlen, et võib-olla see ühest kohast ei oleks mulle sobinud, ma arvasin, et ma saaks lugeda palju. Kuuldes neid teisi häälinguid olen ma aru saanud, et raamatukogundus ei saa lugeda palju. Aga ühesõnaga suguvõsa, kus oli juba 2 raamatukogu töötajat, nende lapsed laitsid maha, ära mine. Ja siis ma ei läinudki see aasta. Ja kuna mul vend samal ajal õppis, vend, ma ütlesin vist 1,5 aastat vanem, ta lõpetas aasta enne mind kooli ja tema õppis EPA-s maaparandust. Ja siis oli kuidagi nii, ma küll tahtsin, ma siis mõtlen, ma lähen midagigi õppima ja ma täitsa suva peale läksin Tartu Ülikooli eksamitega. Õnneks ma kukkusin läbi, mis oli väga hea, sest see oli niimoodi, et
et noh, peab minema, kõik lähevad, peab minema peale keskkooli. Õnneks ma kukkusin läbi ja siis oli nii, et ma töötasin 4 aastat Jõhvi. Kuidas ta täpselt oli? Kõrgepingevõrkudes. Põlevkivibasseini kõrgepingevõrkud äkki oli, mingi selle nime all oli. Mu ametinimetus oli elektrimontöör, mis pärast tuli välja, et oli väga kasuks, sest need koostöötajad mingil hetkel ütlesid mulle, et ükskord me suikasin ja posti otsa ajame ka, aga ma õnnestus mitte seal ära käia nende tongidega, aga nimetus oli selline, et tegelikult tegime algul seal joonestamistööd. Ühesõnaga liinid oli vaja kalkale tušiga joonistada. Siis ma olin kunstniku abi mingi aja pärast, sest joonestamistööd nii palju ei olnud. Ja lõpus olin ma veel ülemuse sekretär. Nii et ma nagu erinevaid asju jõudsin 4 aasta jooksul ära proovida. Aga siis ma sain aru sellest, hommiku kell 8 vist hakkas töö ja 4:30 vist lõppes. Aga nõukogude ajal oli sageli nii, et sa pidid küll tööl käima, aga tööd teha ei olnud. Ja ma tundsin, et kui ma lähen tööle ja mul ei ole tööd, ma olin nii väsinud õhtuti, sest sa lihtsalt istud, eriti seal sekretärina, sest kududa ka ei saa, lugeda ka ei saa. Kui ülemus on ära, sa pead kõik külalised vastu võtma. Noh, et õppisin ära trükkimise küll 2 käel ja noh, selliseid kogemusi sain. Ja siis ma sain aru, et ma pean leidma sellise elukutse, kus ma ei pea istuma koha peal, kui mul midagi teha ei ole. Ja kuna selleks ajaks oli vend lõpetanud, no meil oli natuke selline olukord, et ma lõpetasin 77. aastal keskkooli. 78. aastal suri mul isa ja vend õppis. Ja siis oligi nüüd niimoodi, et meie siis emaga olime kodus, noh, Jõhvis. Ja kui vend lõpetas ära EPA, siis ma ütlesin, et nüüd ma tahan minna õppima. Ja siis ma läksin õppima. Ja siis, kuna mulle lapsed tundus, et sobivad. Ja ma mõtlesin, et õpetajaamet on see, kus ma olen tööl, kui mul on vaja tööd teha ja siis ma saan kodus tööd teha. Et ma ei pea istuma lihtsalt sellepärast, et tunde täis istuda. Siis oligi see, et ma läksin tänu sellele, et ma olin olnud elektrimontöör, oli nõukogude ajal võimalus minna õppima, see oli tööline ja ma sain minna õppima läbi 0 kursuse, mis algas detsembris, kuna me olime Matafüssa dekanaadi all või siis oli meil, ma mäletan, et me õppisime siis matemaatikat ja me tegime kevadel sisseastumiseksamid ära. Ja siis ma hakkasin kõrgkoolis õppima. Samal ajal ma käisin ka õhtul muidugi tööl. Et see oli sellel ajal täitsa loomulik, et sa õpid ja käid tööl. Peaaegu kogu aja ma käisin tööl. Alguses ma sain väga mugavalt sugulase kaudu. Salvos töötasin õhtuti, arvutist tulid välja need päeva jooksul toimetused, mis oli tehtud. Et noh, tuli need väljatrükid teha õhtuti. Siis olime vahepeal ka kojamehed olime, siis juba koos sõbraga 2 ja et noh, elu oli põnev. Kes on teie lemmikkunstnik või mis teie lemmikkunstistiil on? Ma kardan, et ma ei saa seda öelda, sest ma ei ole endale lemmikuid niivõrd seadnud, sest elu läheb kogu aeg edasi. Uus info tuleb peale, et pidevalt tuleb muutust. Et ma pean kohutavalt lugu, pean ma Ants Laikmaast. Ja seda hakkasin ma eriti lugu pidama peale seda, kui ma Kadrina keskkoolist olin ära läinud 2000
15. aastal. Ja siis ma tegin Kumus giidieksami ja siis ma õppisin, tegin endale korralikult selgeks Eesti kunsti, sest ülikooli õpingute ajal pedas meil kunstiajalugu oli natuke kesine, aga siis ma tegin selle endale selgeks ja ma pean temast kui inimesest väga lugu, kui isamaaline ta oli, kuigi see ärkamisaeg oligi, kõik olid selle nimel tegutsesid, aga millise vastutustundega ta haris Eesti rahvast, et see mulle meeldib. Pärast ülikooli lõpetamist 1987. aastal asusite te tööle Kadrinasse ja paljudega, kellega meil on nüüd olnud, on rääkinud seda suunamislugu, et kuidas nemad siia sattusid. Milline on see teie lugu siia sattumisel? Minu lugu oli selline, et Otto Amer, sellel ajal koolidirektor, otsis kunstiõpetajat, tuli pedagoogilisse instituuti, käis seal ja pidas nõu siis, kellega täpselt ma ei tea, aga et meie kursuselt ja tema ütles ka nime, keda ta tahaks. Mina samal ajal, elades vanemad või ema Jõhvis, tundsin, et mulle sobib geograafiliselt väga hästi, et ma jääksin nii Tallinna kui Jõhvi vahele, et mõlemale poole hea liikuda. Ja siis oli niimoodi, et me rääkisime selle üliõpilasega, kes oli Tallinna tüdruk. Ja me tulime koos siia. Käisime Otto Ameri jutul. Aga enne oli meil, kas enne oli juba suunamine ära või oli pärast, aga me käisime igatahes Otto Ameri jutul ja kui suunamine oli ja tuli niimoodi, et mina lähen Kadrinasse, ma mäletan, et rektor Virkus ütles mulle, et teil saab raske olema. Ma ütlesin, et ma olen direktoriga kohtunud. 2 aastat hiljem, 1989. aastal alustas tegevust ka Kadrina kunstide kool. Kas te mäletate selle loomislugu? Ma olen nüüd mälus, ma ei mäleta selles suhtes täpselt, kuidas me kokku leppisime aga selge oli, et alustab kunstipool ja alustab muusikapool. Ja kunstipool oli siis nii, et kunstipool jääb minule. Sest teisi kunstiõpetajaid Kadrinas parajasti ei olnud. Aga mina olin käinud ise ka laste kunstikoolis. Seega ma teadsin, mida see endast kujutab. Meil oli kuskil nädalas 12-13 tundi. Me käisime peale kooli, see tähendab kuskil 3-4 päeval. Käisime veel kunstikoolis. Ja nüüd sain mina selle portsu kõik endale. Siis ma teadsin, et ma ei taha seda teha koolis, sest see peab olema teistmoodi koht. Ja me saime, kes selle ära rääkis, ma ei mäleta, aga igatahes me saime Leirimajas 2 tuba teisel korrusel tapapoolses otsas. Nad nägid natukene kõrvad välja, ma tean, et me tapeetisime need seal ära, kas juba olid mul lapsed abis siis, et meil oli seal 2 tuba, ahjuküte ja siis oli seal veel kõrval oli kohe WC, kuiv käimla, mis aeg-ajalt võis, ta ei olnud võib-olla kõige meeldivam, aga me olime oma ette, mis oli tegelikult väga hea, et me ei olnud koolimajas. Ja siis me alustasime nii, et ma isegi kirjutasin natuke üles, mul oli 13 tundi oli seal, siis nädala jooksul ja peale selle Kadrina kool, kunstiõpetus. Sest kui Kadrina kooli ma tulin,
ma sain ka algklasside kunstiõpetuse enda kätte. Ma sain algklasside õpetuse ja keskastmes. Ja algklasside õpetusega seoses, kui ma tulin Kadrina kooli esimene aasta, kuna kunstiõpetus oli ka algklassidel ja esimene aasta pannakse proovile, siis sain mina ka klassi juhatajaks. Ja see oli mul teine klass, kelle klassi juhataja ma olin, aga kuna kunstitund oli nädalas nii vähe, siis ma pidin neile andma veel matemaatikat. Ja see lend oli siis 37. lend oli see, kellega ma kohtusin kõigepealt, kui ma tulin Kadrina keskkooli. Seal oli näiteks Holger Bremen oli minu klassis. Et üks, kelle ma kohe võin ära öelda, kui ta on praegugi tegus Kadrinas. Ja kui kevadel olid need lõpupildid klassist, tehti ära. Ma olen ise tagantjärele seda pilti vaatanud. Viimane nälg ja viletsus on sealt. See on nii läbitrööbatud inimene, mulle tundub, et ma olen seal nii väsinud ja nii haleda näoga. Ju direktor nägi, et tal ei või ikka vist nii väikest lapsi usaldada klassi juhatamist ja siis ma sain sellest lahti. Aga jah, et siis edasi tuli see kunstikool. Ja see oli siis paralleelselt nüüd kooliga. Ja õpilasi oli algul kuskil 13. Igal aastal olid meil maalilaagrid. Esimene maalilaager, mis meil oli, alguses esimene aasta oli ma täitsa üksi. Järgmine aasta ma kutsusin Urve Schmidti appi. Tema andis siis graafika osa ja kuna ta oli ise Villu Tootsi kirjakoolis käinud ja ta on üldse väga hea käega ja kunstis väga andekas, et siis ta oli väga tubli abiline mul. Ja maalilaagrid olid meil suvel kuskil alguses nädal aega. Esimene maalilaager, mul on siin maalilaagrite päevik, mis me iga aasta kirjutasime ka iga päeva kohta midagi. Ja esimene aasta oli meil 1990, olime Kihnus. Ja esimene aasta Kihnus tähendas seda, et ma käisin enne Kihnus lennukiga juba siis oli külanõukogu, mitte val. Küsisin seal Kihnu kaarti, siis ma vist tulin siia, kuidagi ma selle tegin siis väiksemad ka. Kus oli juba mingi, paljundus mingi oli, sest arvuti ju töötas. Siis me läksime bussiga, viidi meid Pärnusse ja sealt me läksime siis praamiga või laevaga, mis ta siis oli, kuidas läksime Kihnu, aga meil olid kaasas telgid. Meil olid kaasas maalimisvahendid, meil olid kaasas jalgrattad, et saaks liikuda saarel ilusti. Miks ma valisin just Kihnu, oli sellepärast, et igal pool on vesi ees, et ära eksida lõplikult ei saa, et jõuavad alati kohale laagripaika. Ja seal me siis olime nädal aega. Laagripaik oli kohe üpris sadama ligidal. Süüa me tegime lõkkel, elasime telkides, mis meil kaasas oli, ja siis liiguti jalgratastega maalima igale poole. Ja see aasta oli kuidagi niimoodi, et maasikaid oli seal tohutult palju. Ma nüüd just lugesin selle läbi, kõik räägivad, et see on nagu üks imedemaa, nii et poisid tegid lõpus seal neid toormoosi. Aga kahjuks ilmad olid nii soojad, et kui me hiljem juba mandril olime ja bussi peal, siis hakkas nagu seal paukuma need kaaned väga ülesse. Siis, ja ma mäletan, et meil oli seal pärast, nii et töö käis nii, iga päev oli toimkond, kes süüa tegi lõkke peal. Kui söök üle jäi, õnneks lehmad olid seal karjamaal, siis läks neile see kõik. Ja õhtuti me vaatasime tööd üle, et mis päeva jooksul tehti ja arutasime koos läbi. Aga probleemiks meie, ja käisime muidugi kohalikud vaatamisväärsused, kirik, surnuaed, muuseum, käisime seal ringi ka
ekskursioone lausa giidiga tehti meile. Probleem tekkis siis, kui me tahtsime Kihnust ära saada. Ja siis tuli torm merel. Ja ma mäletan siiamaani, kuidas nad seal aian ajal vaatavad mere poole ja ootavad, et see torm järgi jääks. Sest meile tuli juba Pärnu buss, Eve Munk saatis juba bussi järgi, aga meid ei olnud. Ja siis me saime õnneks helistada, et ei, et me ei saa üle. Ja siis ma mõtlesin, et täitsa jama, et midagi me peame nüüd tegema. Ja siis ma läksin sinna lennujaama, et meil oleks lennukit vaja, et me peame Mandrile saama. Saab küll. Rublapilet. Siis ma läksin tagasi, ütlesin Urvele, ma tellisin lennuki. Ja nii läkski. Noh, Metsavai lennukid olid siis. Ja, aga seda ma mäletan ka hästi. Läksime siis oma pampude ja asjadega lennujaama, jalgrattad, telgid, maalitarbed, toidunõud ja enda asjad veel. Aga selle lennuki peale oli saanud minu meelest ka paar kohalikku veel. Ja siis, kui meid ja meie asju kõike oli lennukisse ära pandud, siis lendur läks välja, tagant lukkas ukse kinni, aga enne kui ta välja läks, siis ta porises vene keeles, varsti hakkavad lehmi ka vedama. Sest asju täis oli, see lennukiga täiega, see jäi mulle nii meelde. Nii et selline oli meie esimene maalilaager. Järgmine aasta me läksime maalilaagrisse, siis mõtlesime, et ei, et saarele võib ju minna, aga pärast ei ole kindel, et tagasi saab õigel ajal. Et läheme kuskile lähemale. Ja siis me läksime Tammispeale, mis jääb siia Lääne-Virumaale praktiliselt. Ja kuna seal lähedal elas ka üks Urve, kas kooliaegne kaaslane, siis ta nagu oskas meid ka juhatada seal ja natuke ja okei, lähme muidugi jälle telgid kaasa ja lähme, et noh, pole probleemi. Siit bussiga meid ja rattad kaasas, et saab liikuda jälle, kui vaja ja nüüd küll Mandrile, et võib nagu rattaga kaugemale eksida, aga see selleks. Urvel oli väike koer ka kaasas, Fink. Ja siis me läksime oma suure bussiga sinna metsa äärde, et nüüd hakkame nagu siis laagriplatsile minema. Ja siis järsku sõidab sinna kõrvale üks pillis. Ja sõjaväelased tulevad välja. Mis te siin teete? Kuhu te lähete? Mis te plaanis on? Meie kaks sinisilmset, et me lähme lastega maalilaagrit tegema mere äärde. Aga sellel ajal oli ju merepiir oli kõik piirivalvekontrolli all. Isegi nad vist küsisid, et kas teil on kooskõlastatud või et kas te... Ei, me tulime laagrisse. Siis nad leppisid sellega, nad noogutasid, no jaa, küll. Ja siis me läksime lastega laagrisse mere äärde, ilusti sättisime ilus selline puulik plats, oli hästi mõnus, oli telke sinna peale panna ja noh, seal me siis olime. Ja noh, Fiki oli meil siis valvuri eest, kes aeg-ajalt siis röögatas, kui midagi kuskil oli, aga siis üks öö ei saa nagu, see oli küllaltki alguses. Üks öö nagu Fiki pidevalt haugub. Mis tuli välja? Pärast tuli välja, et piirivalvurid käisid öösel endale Vikotiga rada tegemas, kuna me olime pannud oma telgid nende raja peale. Aga meil oli valve olemas, piirivalve hoidis silma peale, et midagi ei juhtuks. Siis oli seal kaugemal Poolsaar või midagi oli suur, valgusti oli ka, millega nad valgustasid vist randa. Siis kuskil lugesin siin mälestustest, keegi poistest ütleb, et ta nägi allveelaevu vist vees. Pärast tuleb välja, et ei, et vist ikka ei olnud allveelaevad, et need olid lihtsalt mingid natukene kivid, et noh,
piirivalve ja kõik kohe mõte läheb lendama nagu. Aga me olime kuskil niimoodi jälle ise tegime. Too aasta küll oli nii, et meil oli kohaliku sööklaga ka kokkulepe, et me lõuna sõime siis sööklasega, muidu oli laste toimkond ja need lapsed aitasid nõusid pesta, süüa teha, olid iga päev toimkonnad, lõkke tegemine, kõik muu, et iseseisvus. See, et ise vastutame, ise teeme, et see oli minu meelest tõesti oluline. Ja mulle meeldis ka, siis nad mõned hakkasid hommikuti jooksmas käima ja nii, et lähevad veel merre natuke ja et me hoidsime neil küllaltki vabalt käed, aga püüdsime koos lihtsalt mõnusalt olla. Ja siis oli järgmine aasta, ma olin nendega veel Toilas, oli üks laager, kuna siis oli mu ema juba Toila. Vokkas elas ema siis juba Toila ligidal, aga ta käis Toila koolis tööle ja siis me saime Toila koolis õppida suvel. Ja peale seda meil kujunesid maalilaagriteks Vainapea. Et siis oligi tegelikult kunstikool ju lõppes minul ära, kohe ütlen, ma olin seal 5 aastat kokku. Mis oli probleemiks? Liiga palju tunde. Vanemad tüdrukud, kes pidid minema keskkooli, nad ütlesid, nad enam ei saa käia, et nad ei jõua koolis õppida ja kunstikoolis käia. Siis me võtsime abilisi juurde või tähendab nooremaid õpilasi, sest kogu aeg oli vaja, et tuleks kunstikooli maks, et saaks kunstitarbeid osta ja kõike seda. Ja neid tarbeid korralikult ei saanud ja samal ajal ma olin koolis õpetaja ja ma tundsin, et 5 aastat oli juba piisavalt tehtud. Aga peale seda siis need, kus meil olid kunstikoolis olnud, me tegime aastaid kunstiringi, tegime siis juba kunstiklassis, aga suvel me käisime ikka Vainopeal laagrites. Nüüd ei ole ma üldse rääginud tegelikult kunstide kooli seltsielust. Kunstide koolis oli meil väga vahvad inimesed, noored õpetajad, Kuldar Kudu, kitarriõpetaja, hästi tore, hästi loominguline inimene, Sirje Supe, kõik nad olid tegelikult, siis tuli Jugaste Anita tantsuõpetajaks, tuli mul Juta Ross, viiuliõpetaja. Margus Laugesaar oli kohe esimene aasta, aga nad tulid üpriski varsti ja nad tulid noored, siis oli nii, et me organiseerisime Rahvamajas kontserte, nad kutsusid konservatooriumi üliõpilasi esinema. Pidasime puhvetit seal juures veel, ma mäletan, et tegime kontsert ja pärast nagu selline külarahvale. Kui mina Kadrinasse tulin tööle, siis oli mul suhteid veel ka Erki üliõpilastega. Ja siis oli, kui olid mingid pühad tulemas, siis ma andsin nendele märku, et nad said oma toodangut tuua siia müüma, mis paljud said tõesti originaalseid ehteid osta, et nad käisid hästi mitmel korral. Et see oligi, et meil olid veel need sidemed olemas kõik, siis alguses oli selline hästi agar organiseerimine. Siis oli need muusikakooli õpetajad ise organiseerisid maakonnas kontserte, kaugemal käisid kontsertitel. Ma mäletan mingi üritusega seoses midagi me tegime, et nad tulid mul kunstikooli maalima. Ma tegin neile selle mingil teemal maalimise muusikaõpetajatele. Et seltsielu oli hästi vahva ja hästi tore ja hästi toredad inimesed olid, aga ajapikku siis kõik need, kellega me suhtlesime veel palju nii kaua, kuni nad siin olid, et ma küll enam ei olnud kunstikoolis tööl, aga et me jäime nagu suhtlema ja ka hiljem väga mitmetega jäime suhtlema. Et hästi toredad peod olid ja hästi ärksad inimesed ja vahvad olid.
see oli tore aeg. Vaino peal tegi laagreid ka palju, tegi Kuusamäe Rutt, Arugrupi laagreid. Ja mingid aastad me tegime 2 neid laagreid. Mina tegin seal kunsti poolt, Rutt nagu spordi poolt kokku. Ma ei mäleta kuskil, mitu aastat jälle. Ja siis ma lihtsalt veel avastasin, et samal ajal, kui ma Kadrina koolis olin, siis ma vahepeal andsin ka paar aastat Haljala koolist Inge Laiv, kes oli kunagi meil juhendaja või klassiväline siin. Tema oli siis direktor ja siis ma andsin seal, või oli ta kunstiõpetaja tookord, ja mina andsin kunstiajalugu keskkoolile. Siis kui oli veel Haljalas keskkool. Ja siis ma olin veel vahepeal, kui ma siin koormust vähendasin, olin ma vahepeal veel Rakvere põhikoolis. Kuskil 5 aastat andsin kunsti ka. Nii et. Aga praegu te õpetajana ei tööta? Töötan. Ma läksin pensionile 2 aastat tagasi. Ja siis mulle tundus, et kogemata avastasin, et kursused EKOs. Avatud akadeemia fotograafia. Ja siis kui ma pensionile läksin, see oli siis 24 aasta, jah, vist läksin. Siis ma läksin sügisest kevadeni ja õppisin EKOs. Nii et ma iga nädal 2 päeva olin Tallinnas. Ja nüüd, kui siis kevadel kõik ära lõppes mai lõpus, siis ma mõtlesin, et nüüd ma hakkan pensionäriks korralikult. Ja siis mulle augustis helistati, et kas sa ei tahaks kunstiajalugu anda keskkoolile, 10. ja 11. klass. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ju alati nii kunstist rääkida. Ja siis ma nüüd käin 2 päeval Rakvere eragümnaasiumis kunstiajalugu andmas. Kõik. Võib-olla küsiks veel seda, et millise vanuserühmaga kõige põnevam see koostöö? Igal vanuserühmal on omad võlud ja omad valud. Aga see on tõeliselt keeruline küsimus. Kui ma mõtlen varasemat aega, siis see kunstikooli algus oli väga huvitav, aga seal olid ka 5. klassi omad, olid nooremad. Tegelikult ei loe vanus, loeb inimene, milline inimene on. Et selles suhtes ei saa öelda, et mingi vanuserühm oleks keeruline. Lihtsalt inimene võib olla keeruline. Sajandi lõpus 1999. aastal kandideerisite te Kadrinas volikokku. Kuidas teil valimistel läks? Õnneks ei osutunud valituks. Ma arvan, et ma olin sellel ajal, tegelesin nii paljude asjadega, et mul on hea meel, et see asi veel juurde ei tulnud. Sest sellel ajal 1998. aastast hakkasin ma juhendama Rahvamajas kunstiringi täiskasvanutele, kus käisid põhiliselt täiskasvanud, aga nad võtsid oma lapsed ka kaasa. Ja me tegutsesime kokku jälle 10 aastat. Ja nendega me kohtusime iga nädal korra, aga suvel meil olid jälle maalilaagrid. Ja tänu sellele, et see Rahvamajas täiskasvanute kunstiring oli, see tähendas ka seda, et kui olid mingid üritused Rahvamajas, siis me vastutasime kujundamise eest.
millest on mul alati meeles enne, kui Rahvamaja viimane remont tehti ja kõik korda sai, siis enne seda oli alati, et pilt tuli panna sinna, kus oli midagi viga seina peal. Sellega sai peita ära kas värvimata koht või murenenud koht. Et toimusid meil mitmed näitused ja ma võtsin kaasa ka selle, aga seda, siin on üks näitus 2000 oli Rahvamaja juubel ja siis me näiteks tegime sellise asja oma kunstiringiga, et me puhastasime ära lavaaluse ruumi, mis oli selline põnev kelder, kiviseinad ja me korraldasime seal näituse. Ühe suure näituse oma töödest, kunstiringi töödest. Siis see aeg oli veel tore selles osas, et kuna me olime ka ring ja ringide pidu oli tavaliselt enne volbriööd, siis iga ring pidi millegagi ennast näitama. Meie sageli tegime näitusi, aga mingi hetk me tundsime, et võiks ka midagi muud teha. Ja see tähendas, et üks aasta me tegime etenduse, kuna see oli kevadel. Siis üks aasta me tegime värvietenduse. See tähendab, et igaüks oli üks värv meil ja me olime väikese etenduse kokku pannud. Ja see oli ka 2000. aastal. Nüüd järgmine aasta me läksime juba julgemaks ja see peaks olema 2001, kuna volbri on kevadel. Ja siis meil tundus, et me oleme maalinud, me oleme värvidest rääkinud ja võiks juba midagi täiesti muud teha. Ja kuna on kevad, siis me võiks armastusluulet esitada. Ja siis me oma ringiga tegimegi sellise üllatuse, et me võtsime suure luuleantoloogia, kus oli erinevate luuletajate lugusid. Igaüks valis endale kas üks või kaks luuletust ja siis me nagu esitasime neid lava pealt. Et selliseid asju tegime. Siis meil oli üks aasta Viru Säru, kuna Igor Tõnurist, kes Viru Säru korraldas vabariiklikult. Tema vanemad elasid minuga ühes majas, kas kuidagi selle kaudu või igatahes või tulis Pääro kaudu, ma igatahes ei tea, aga üks aasta me kujundasime Viru Säru. Ta oli just, mul olid siin kuskil pildid ka, kus see parajasti oli. Siis oli, mida me veel tegime. Me tegime Stern, ta ei olnud siis vallavanem või oli vallavanem. Ja surnuaial see... Mis? Mälestuskalju. Jaa, nii. Oli vaja uuendada, kuna kirju ei olnud hästi näha. Ja siis meie siis tegime need kirjad korda tookord, et kirjutasime need uuesti üle. Et selliseid erinevaid asju me tegime ja seda me tegime 10 aastat, iga suvimaali laager, et ja Vainu peal olid need meil põhiliselt, et see oli juba selline hea koht, kus käia jälle, sest seal oli tõesti väga mõnusad tingimused. Siin mainisite just seda kirjade ülemaalimist, et kas see oli vaja kuidagi kooskõlastada või oli muinsuskaitsega mingisugust asjaajamist? See oli Stern tegi ettepaneku meile, et meie oma kunstiringiga võiksime need ära taastada, et kuna see värv oli sealt täiesti kadunud ja just oli nagu hakati neid asju korda tegema, neid mälestusmärke ja sellepärast me tegime seda. Kas olid ka mingisugused kindlad kriteeriumid, mida pidite järgima neid ülemaalides? Ei. Me ise ostsime värvid või tähendab valla poolt rahastati. Ja me ise käisime siis neid
järjest niimoodi, ühel suvel, ma ei mäleta, kui pikalt see oli, see võttis ikkagi aega, aga üritasime nad võimalikult korda teha. Aastatel 2019 kuni 2021 pidasite te Kadrina raamatukogus loenguid kunstist. Ja. Kas huvilisi oli palju? Oli. See oli see aeg, kui ma olin koolist ära. Ma läksin koolist ära 2015, sest ma olin 28 aastat järjest olnud Kadrina keskkoolis ja ma tundsin, et ma olin ennast natuke ammendanud. Asjad olid muutunud minu jaoks liiga rutiinseks. Valimised toimuvad, Riigikogu valimised toimuvad iga 4 aasta tagant. 4 aasta tagant. See tähendas, et iga 4 aasta tagant alustas haridus otsast peale. Sest iga valitsus leidis alati, et me peame nüüd uutma haridust. See tähendab, et alati moodustati komisjonid, alati hakkasid meie komisjonid tööle nüüd uutmoodi, et me proovisime väga palju asju nagu ära kogu selle 28 aasta jooksul, mis ma koolis olin. Ja siis ma läksin ära, ma harisin ennast nüüd ettevõtluse osas, siis ma harisin ennast fotograafia osas, siis ma harisin ennast kunstiajaloo osas, Eesti kunstiajaloo osas. Ja 19, kuna ma olin nii kaua ära olnud koolist ja ma mõningad giidituurid ka tegin Kumus, kuid ma siiski sinna ei jäänud, siis oli nii, et ma tundsin, et ma tahaks ikkagi kunstist rääkida. Ja siis ma tegin ettepaneku neile, et kas on mõtet äkki, mulle tundus, et kui palju inimesi jõuab näitustele, et võib-olla on mõtet kohalikel rääkida kunstist. Ja jah, ma tegin selle ettepaneku, siis nad otsisid selle rahastuse. Ja meil olid mõnusad kunstijuhtud. Tegelikult oli see kogu programm plaanitud 9 aastaks, aga kuna koroona tuli peale, siis meil venis see 2 aasta peale. Ja mulle tundus, et osa oli minu endised kunstiringi inimesed Rahvamajast, aga neid oli 2-3, aga rahvast tuli, nii et oli täis enam-vähem ja minu meelest nad jäid rahule. Vähemalt mulle nad ütlesid, et neile meeldis. Et te siin ennist mainisite ka seda fotograafiat ja ma mäletan, et te kooli ajal ka rääkisite, et tegelete fotograafiaga, et mida või keda teile pildistada meeldib? Ma arvan, et üldiselt mulle meeldib kõike pildistada. Aga see oli ka see aeg, kui tulid reeglid, milliseid hooneid võib pildistada, kas tohib pildistada, kas peab olema kooskõlastatud, kas võib inimest pildistada, millal võib inimest pildistada. Ja mulle kursuselt anti üks hea objektiiv, üks juhendaja mulle andis. Siis ma avastasin enda jaoks tegelikult selle maailma, mida me igapäevaselt tähele ei pane. No ma alustasin tegelikult siis, kui ma sain selle objektiivi, ostsin selle objektiivi juhendajalt, aga see on nii hea objektiiv, et ma sain zoomida. Ja tegelikult ma hakkasin pildistama lilli. Siis ma avastasin sealt krabiämblikku järsku. Ma pildistasin ainult lille ja järsku üks tegelane seal. Ja sealt läks asi lahti, et ma hakkasin putukate vastu väga huvi tundma. Sest
sest see on selline maailm, mida me palja silmaga me sageli ei pane tähele, et nad meie kõrval on. See on mind mõjutanud ka nii, et ma üha rohkem olen mures selle pärast, kui palju muru hooldatakse, et tegelikult nad on meie kõrval väga olulised selleks maailma tasakaalu jaoks ja kui hoolimatud me tegelikult nende suhtes oleme. Et see on hästi põnev maailm, see avas mu silmi väga palju, nii et ma pildistasin putuka ära mingi jälle ja siis ma hakkasin uurima ta kohta internetist, kes ta selline on ja nii edasi, et see oli midagi lummavat, see oli nii põnev, see oli nii huvitav, see algus kõik. Kui vaatate tagasi 2025. aastatele, millise tundega võtate te vastu uue aasta? Ootusärevusega. Tuleb midagi uut. Tuleb midagi. Juba läheb valgemaks. Jõulud on möödas, kõige pimedam aeg on möödas. Uus algus. Uued ootused. Põnevus, uudishimu. Mida toob, mida pakub uus aasta. Aitäh teile suurepärase intervjuu eest ja soovime teile uut aastat kõike head ja järgmise korrani, ma usun. Aitäh! Kui Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli Neeruti seltsi taskuhäälingu esimene hooaeg. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu teine hooaeg on eetris juba uuel aastal. Kes on meie vestluskaaslasteks, kuulete juba 2026. aastal. Head vana aasta lõppu ning meeleolukat uut aastat. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk Neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et Neeruti neidudelt siis muusi saa.